Kui Putin alustas sissetungi Ukrainasse, arvas ta, et see saab läbi nädalatega, kui mitte päevadega. Au pidi talle osaks saama. Uue Vene impeeriumi algus, Putin roolis, kindlustades oma pärandit. Mitte midagi sellest ei juhtunud. Nüüd seisab Putin silmitsi selge tõsiasjaga, et ta sureb enne, kui tema alustatud sõda lõpeb. Kuid tema tapjaks ei saa olema Ukraina. Kõik alates Venemaa eliidist kuni sõjablogijateni ja kuni Putini enim usaldatud siseringini pöörduvad oma juhi vastu. Haid tiirutavad ümberringi ja Putin ei saa selle vastu midagi teha. Isegi matemaatiliselt võttes kestab Putini sõda sõna otseses mõttes aastakümneid pärast tema lahkumist. Küsimus pole isegi võimu kaotamises. Praegu kontrollib Venemaa 20% Ukrainast, mis tähendab, et neil on veel veidi üle 482 000 ruutkilomeetri minna. Sõjauuringute instituudi andmetel on Venemaal õnnestunud 2026 aasta esimestel kuudel vallutada vaid 348,3 ruutkilomeetrit Ukrainast. Ja see hõlmab ka territooriumi puhast kadu, mida Venemaa koges aprillis. Korrutades selle 3-ga, saad tulemuseks edasiliikumise, mis moodustab vaid 1044,9 ruutkilomeetrit. Jaga see Ukraina ala, mis on veel vallutamata, selle arvuga ja saad tulemuseks 461 aastat. Putin võiks elada 4 täispikka elu veel lisaks sellele, mis tal praegu on, ja ta oleks ikka ammu surnud enne, kui Ukraina Venemaa praeguse edenemistempo juures langeb. Aga nii halb, kui see arv Putini jaoks ka poleks, ei ole see põhjus, miks ta on lootusetus olukorras ammu enne, kui Ukraina langeb. Tegelikkus, millega Putin praegu silmitsi seisab, on see, et sisemised ohud on palju suuremad kui need, mis tulevad Ukrainast. Vähemalt Ukraina puhul saab Putin saata sõdureid surema, ilma et peaks muretsema selle pärast, et kodumaal varjus nugasid teritatakse. Aeg ei ole see, mille pärast Putin peab muretsema. Muret teeb kõik muu. Alustades just selle organisatsiooniga, mida Putin on kasutanud enda võimu kindlustamiseks, Venemaa Föderaalne Julgeolekuteenistus ehk FSB. Pealtnäha tundub, et FSB on tegutsenud Putini huvides alates tema sissetungi algusest. See on Venemaa eliitjulgeolekuteenistus, mis on täidetud sellist tüüpi operatiivtöötajatega, keda Putin tunneb hästi oma päevilt Nõukogude Liidu vanas KGBs. Nagu Putin on ka FSB rohkem huvitatud kontrollist, võimust ning nii ressursside haldamisest kui ka ligipääsust neile, mida Putin kõige enam hindab. Teatud mõttes hingesugulased, aga just siit algavad Putini probleemid. Kui ta on leidnud hingesugulasi FSB-s, tähendab see, et ta on leidnud teisi, kes teevad kõik, et võimu enda kätte saada. Putin hoiab võimu enda käes. FSB, mis peaks teda aitama võimu hoida, kisub tegelikult võimu temalt aeglaselt ära. Jällegi, üksnes kiire pilguga sellele, mida FSB on Putini heaks teinud, pole sellest midagi näha. Kui Venemaa president andis käsu internetipiiranguteks, viis selle ellu FSB. Iga kord, kui Putinil oli vaja väidetavalt korrumpeerunud ametnik arreteerida või aknast välja lükata, oli FSB kohal, pugedes tema usaldusse, tehes kõike, mida ta palus. Mida Putin kunagi ei mõistnud ja võib-olla ei mõista siiani, on see, et kogu see tegevus oli sõltuvuse tekitamine. Putin vajab FSB-d nii palju, et enam ei ole Venemaa president see, kes tegelikult Venemaad juhib. Selleks on FSB. Kus on selle kohta tõendid? Mitte midagi sellest ei öelda kunagi otse välja. FSB ei tegutsegi nii, kuid märgid on olemas ja kuigi need on peened, moodustavad need reeturlikkuse mustri, mis on Putini lõksu püüdnud. Varajane ohumärk, et FSB ei tegutse just Putini huvides, ilmnes siis, kui sellele anti ülesandeks aidata Venemaal valmistuda sissetungiks Ukrainasse. Juba vaid mõni kuu pärast seda sissetungi teatas e-Stories, et FSB ohvitserid andsid Putinile valeinfot selle kohta, mis Ukrainas tegelikult toimub. Alguses arvati, et see oli tingitud ebakompetentsusest. Kuid tegelikult võis see olla hoopis FSB katse juhtida Putinit teedpidi, mis viib Venemaa pikale ja valusale sõjale, mis hakkab järk-järgult õõnestama autoritaarset liidrit, kes on Venemaad veerand sajandit raudses haardes hoidnud. Liigume nüüd tänapäeva ja FSB ainult kasvatab oma jõudu ja mõju Venemaal. Kusjuures irooniline on see, et nad kasutavad Putinit igal sammul sellel teel. Putin on kogu Ukraina sõja vältel FSB volitusi laiendanud. Kui tema toetus kodumaal kahaneb, kasvab FSB võim veelgi. Venemaa julgeolekuteenistus on muutunud Venemaa poliitikas nii institutsionaliseerituks, et isegi Putin ei saa selle vastu midagi ette võtta. Kuidas ta saakski? Putin on kasutanud FSB-d Venemaa eliidi ja kogu elanikkonna kontrollimiseks. Ainuüksi. 2026 aasta esimese 4 kuu jooksul laiendas Putin FSB volitusi 5 korda, teatab Jamestowni fond. Nüüd reguleerib FSB Venemaa teadlaste omavahelist suhtlust. See võib igal ajal kellelgi internetiühenduse katkestada ja rajada oma kinnipidamiskeskusi.
FSB kontrollib isegi juurdepääsu Venemaa digikanalitele nii praegu kui ka tulevikus, otsustades, kes neid kasutada võivad. Vladimir Putin nõustus kõigega sellega, kuna ta kardab omaenda rahvast nii väga. FSB on andnud Putinile vitsa, millega ta iseennast karistab. Ja kontroll süveneb, kui Vladimir Putini hirmud kasvavad. Ja kui see ei ole FSB, kes Putinit kontrollib, siis on see FSO. Venemaa Föderaalne Kaitseteenistus võib samuti olla seotud Venemaa internetipiirangutega, teatab Important Stories. Kuna riigipöördekatsete kuulujutud jõuavad Vladimir Putini kõrvu, tugevdab FSO turvameetmeid, vähendades kohtade arvu, mida Putin külastab, ning viies läbi põhjalikke taustakontrolle kõigi suhtes, kes temaga kohtuvad. FSO kontrollib nüüd ka kõiki meediakanaleid ja materjale, mis puudutavad Vladimir Putinit ja avalikkusele edastatakse. Nagu FSB on ka FSO KGB haru, mida Vladimir Putin nii väga armastab, ning mõlemad on nüüd Putinile ohtlikud. FSB on võimsam kui kunagi varem. FSO kontrollib juurdepääsu Vladimir Putinile, samuti tema asukohta. Vladimir Putin ei pruugi seda näha, kuid kõik riigipöördekatse koostisosad pannakse paika. Ainult et need on organisatsioonid, mis peaksid teda kaitsma, kes kõiki niite tõmbavad. Vladimir Putin andis kontrolli nende organisatsioonide kätte. Nüüd kasutavad nad seda selleks, et tagada oma juhi veelgi sügavam langemine paranoiasse, mis lõpuks saab talle saatuslikuks. Vladimir Putini enda hirmu kasutatakse selleks, et panna teda nende organisatsioonide surve all murduma. Ja me näeme täiuslikku näidet sellest, mis juhtus Iraanis. Kui Iraanis puhkesid 2025 aasta lõpus ja 2026 aasta alguses massilised protestid, reageeris Iraan kommunikatsioonipiirangutega. Internetiühendus katkestati, kui Iraani režiim püüdis kontrolli saavutada, sundides riigi rahvast digitaalsesse isolatsiooni. See mängis otse FSB kätte. Nad said viidata sellele, mis Iraanis toimub, ja öelda Putinile: vaata, me ei taha, et sinuga juhtuks sama, mis Iraanis. Hakkame sellele ennetavalt lähenema. Andke meile võim piirata interneti kasutamist ja me suudame takistada Venemaa rahval organiseeruda. Ja kas pole huvitav? FSB-l oli juba plaanis saada õigus täielikult katkestada interneti- ja telefonivõrgud Venemaal veebruari alguseks, vaid mõned nädalad pärast seda, kui Iraanis protestid lahvatasid. See on selline manööverdamine, mida isegi Putin ei näe, ja see on pannud ta tupikseisu. Putin on loovutanud nii palju oma kontrollist, et temast on aeglaselt saamas pelgaks esindusfiguuriks. Jah, tema hääl omab endiselt kaalu Venemaa elanikkonna seas, kuid tõelised võimukandjad on need organisatsioonid, mis on suutnud end üles ehitada Putini paranoiale tuginedes. Pea meeles, et Putin on mees, kes on meeleheitlikult võimu külge klammerdumas. Alles septembris püüdis lahtine mikrofon kinni, kui Putin ja Hiina president Xi Jinping rääkisid sellest, kuidas nad kasutaksid elundi siirdamisi, et elada 150-aastaseks. Jällegi, see kõik on laskemoon, mida Venemaa julgeolekuteenistused saavad kasutada Putini mõjutamiseks. Tahad elada 150-aastaseks. Selleks vajad kaitset, et see juhtuks. Nii et võta vastu rohkem seadusi, mis lubavad meil teha, mida tahame. Need organisatsioonid teavad, et Putin ei kavatse kunagi vabatahtlikult tagasi astuda. Nii et nad valmistavad selleks päevaks, kui Putini illusioonid talle järele jõuavad. Küsimus on, milline neist illusioonidest? Kui see on see, kus Putin arvab, et ta elab 150-aastaseks, siis on asi lihtsalt ootamises ja manipuleerimises. Lase Putinil järjest rohkem võimu üle anda, kuni ta paratamatult enne seda sureb. Ja siis saavad FSB ja FSO olema Venemaal võimumäärajad. Või saab FSB kasutada Putini paranoiat tema kontrollimiseks, samal ajal kui mässuleegid süttivad mujal Venemaal. Lõppude lõpuks toimub praegu Venemaal palju sellist, mida FSB saab kasutada Putini hirmu õhutamiseks. See pole ainult tema siseringi peenmanööverdamine, mis Putini võimult kõrvaldab. Seda manööverdamist saadavad ka mõned Venemaa tähtsaimad hääled, kes pöörduvad oma presidendi vastu. Aga enne kui sellesse sügavamalt sukeldume, oleme meie The Military Show. Me toome teieni kogu pildi, mitte ainult pealkirjad. Vajutage telli, kui soovite näha rohkem sellest, kuidas võim tegelikult liigub. Hirm on huvitav tööriist. Enamik oma valitsemisajast on Putin suutnud seda tõhusalt kasutada, et hoida kontrolli Venemaa üle. Ta on olnud ka hirmu kasutamisel kokkuhoidlik. Kuigi Putini diktatuur on olnud jõhker, ei ole ta rakendanud selliseid jõhkraid puhastusi, nagu me nägime vanade Nõukogude liidrite, näiteks Joosep Stalini ajal. Putin on alati olnud täpsem kui see. Ta kõrvaldas vaenlasi, arreteerides neid, blokeerides nende ligipääsu meediale või kõrvaldades nad mõrvade kaudu, mis ei nõudnud sellist verevalamist, nagu Venemaa oli varem näinud. Siiski oli sõnum sama, mis Venemaa varasemate juhtide poolt edastatu. Karda Putinit. Ära tee midagi poliitilist, muidu oled sina järgmine, kes kõrvaldatakse. See lähenemine töötas 2 aastakümmet, kuid see põhines ka Putini kuvandil kui tugevast juhist, kes käitus nii, nagu oleks ta ainus, kes suudab Venemaad kaitsta.
Nüüdseks on möödunud üle 4 aasta jõhkrat sõda, mis on Venemaale maksnud üle 1,3 miljoni inimkaotuse. Pea meeles, et FSB on sõja algusest peale Putinile selle kohta valetanud. Putin on näidanud, et Venemaa sõjavägi on palju nõrgem kui keegi arvas, mis omakorda on paljastanud Putini kui mitte nii tugeva liidri, nagu ta end alati on kujutanud. Jällegi, see kõik on osa selliste organisatsioonide nagu FSB plaanist. See tähendab, et hirmunarratiiv Venemaal on pea peale pööratud. Nüüd levitavad propagandistid, kellele Putin on alati lootnud, et hirmu vene rahva seas külvata, hoopis vastupidist sõnumit. Nad võtavad Putini vastu sõna. Ja sellega näitavad nad, et need vaoshoitud hirmu tekitamise võtted, mida Putin on varem kasutanud, lagunevad. Venemaa sõjablogijad ehk Z-blogijad pakuvad palju näiteid. Olles kaua olnud Putini Ukraina sissetungi häälekad eestkõnelejad, nõuavad need blogijad sageli kõige äärmuslikumaid samme selle riigi vastu. Kuid kui Putin piirab selliste platvormide nagu Telegram kasutamist, et vähendada Z-blogijate mõjuulatust, pöörduvad nad tema vastu ükshaaval. Valida on palju näiteid. 18. märtsil teatas Moscow Times, et Ilja Romezlo, kes on alati olnud üks Venemaa kõige ägedamaid Z-blogijaid, on tema vastu pöördunud. Kremli-meelne Ilja Romezlo astus rivist välja ja avaldas oma paljudele jälgijatele Telegramis postituse pealkirjaga 5 põhjust, miks ma lõpetasin Vladimir Putini toetamise. Põhjuste hulgas olid see, et Vladimir Putin ei ole legitiimne president ja et ta on viinud Vene rahva ummikusse, jooksnud sõtta. Majandus on hävitatud, kuulutas Ilja Romezlo. Elatustase on põhjas, internetipiirangud toimuvad üle kogu Venemaa ja korruptsioon õitseb. Vladimir Putin ei ole legitiimne president. Vladimir Putin peab tagasi astuma ja teda tuleb kohtu alla anda kui sõjakurjategijat ja varast, kuulutas Z-blogija. Ja ta ei ole ainus, kes on Putinile selja pööranud ja Venemaa liidrile otse vastu astunud suure veebipubliku ees. Aleksei Tšidajev, kes juhib üht Venemaa eesliini droonide peamist arenduskeskust, kirjutas 30. märtsil Telegramis, et venelased elavad nüüd feodaalses ühiskonnas. Õigusi ei ole, on ainult privileegid, kirjutas tavaline Kremli õigustaja. Kellel on miljoni tellijaga Telegrami kanal, on nimetanud Venemaa kevadrünnakut Ukrainas tupikteeks ja on hukka mõistnud tema sõnumi levitamiseks kasutatava platvormi tsenseerimise. Selline Putini ja tema poliitika avalik kriitika oli veel mõned aastad tagasi mõeldamatu, kuid Z-blogijad üksteise võidu Ukraina sissetungi propageerisid. Poliitilistes ringkondades seisab Putin silmitsi üha kasvava vastuseisuga, millest osa on peen ja osa märksa otsesem. Üks ametnik, kes soovis jääda anonüümseks, ütles aprillis ajalehele Washington Post, et Vene rahvas soovib Putini sõja lõppu Ukrainas. Üldine meeleolu on, et aitab küll. Sa oled juba piisavalt kaua sõdinud. Kõigile tundub, et see on kestnud kauem kui teine maailmasõda, suur isamaasõda, ja samal ajal ei suuda me isegi ühte piirkonda vallutada, ütles ametnik, kritiseerides selgelt Putini sõjalist poliitikat. Veel üks Venemaa poliitik, kes on minevikku meenutanud, on Venemaa kommunistliku partei juht Gennadi Žuganov. Ta kasutas kõnet Venemaa riigiduumas, et kuulutada, et majandus on kokkuvarisemise äärel ja Putinit ootab ees mäss, nagu see oli 1917 aastal. Isegi inimesed, keda Putin määrab tähtsatele ametikohtadele, nagu Venemaa majandusminister Maksim Rushetnikov, teevad peeneid torkeid. Rushetnikov ütles aprillis Venemaa ärijuhtidele avalikult, et riigi reservides pole enam raha alles, mis tähendab sisuliselt seda, et Putin kulutas kõik sõjale, mida ta ei suuda võita. Ja siis on veel Ksenija Sobtšak. Sotsiaalmeedia postituses, mis tähistas Ukraina sõja 4. aastapäeva, arutles Sobtšak, kuidas Venemaa tähtsamad linnad ei tunne Putini sõja põhjustatud valu, kuid see valu on kõikjal mujal Venemaal olemas. See ei ole nähtav pealinnades, see ei ole nähtav linnades, kuid see on juba põimunud tuhandete ja tuhandete ja tuhandete inimeste saatustesse. Ja kui me märgime kaardile iga ema, kes on kaotanud poja või tütre, iga naise, kes on kaotanud abikaasa, iga perekonna, kes on kaotanud rindel hukkunud inimese, siis kogu riik põleks leinast ja valust punaste täppidega, kirjutas Sobtšak. Miks on Ksenija Sobtšak oluline? Ta on Vladimir Putini ristilaps. Ükskõik kuhu ta ka ei vaataks, näeb Putin endisi liitlasi tema vastu pöördumas. Z-blogijad, kes kunagi levitasid kogu seda propagandat, mida Putin iialgi soovis, poliitikud ja ametnikud, kes mässavad ja keelduvad partei joont järgimast. Isegi Putini ristilaps ütleb Venemaa juhile, et tema aeg on läbi ja Ukraina sõda tuleb lõpetada. Need, kes on Putinile kõige lähemal, sihivad nüüd teda ja Venemaa president on pandud ellujäämisrežiimi. Ta ei saa oma sõda lõpetada. See tähendaks tema valitsemise kindlat lõppu. Ta keeldub samuti presidendi ametist loobumast. Aga hirm on kadunud ja kriitika kasvab. Venemaa rahvas muutub üha enesekindlamaks ja kasutab oma häält, et öelda Putinile, et on aeg lahkuda. Küsitlused näitavad meile seda.
riikliku Vene avaliku arvamuse uuringute keskuse iganädalane heakskiidureitingute küsitlus näitab, et Putini toetus on langenud 7. nädalat järjest, jõudes 65,5%-ni. See on madalaim tase alates Ukraina sõja algusest. Teine küsitlusfirma, Kremliga seotud avaliku arvamuse fond, on samuti registreerinud Putini madalaimad heakskiidureitingud alates 2022 aasta veebruarist. See ütleb, et 73% nende vastajatest arvab, et Putin saab oma tööga hästi hakkama. Avaliku arvamuse suund pöördub koos kõigi teiste suundumustega, millest me juba rääkinud oleme. Ja kas sa tead, kes kõige selle üle rahulolevalt käsi hõõrub ja pealt vaatab? FSB ja teised KGB järglased, kes näevad nüüd veelgi rohkem võimalusi oma kontrolli süvendamiseks nii Putini kui ka Venemaa üle. Putini ainus vastus kõigele sellele on veelgi meeleheitlikumalt Venemaa elanikkonna mahasurumisele keskenduda. Ja FSB-l on rohkem kui hea meel Putinit ära kasutada, et saada, mida ta tahab. Kui Z-blogijad, poliitikud ja rahvas kõik pöörduvad Venemaa juhi vastu, viitavad Venemaalt tulevad luurearuanded sellele, et Putini ümber karmistatakse turvameetmeid riigipöörde ja atentaadi kartuses. Seda teatab CNN, mille andmetel paigaldatakse Putini siseringi töötajate kodudesse turvakaameraid, et kaitsta presidenti võimalike ohtude eest. Sellised meetmed on olnud kasutusel alates 2026 aasta märtsist, teatab CNN, kuid taas on see kõik FSB ja FSO võimu näitamine. Nemad on need, kes jälgivad salvestisi. Need on organisatsioonid, mis kontrollivad kõike, mida Putin teeb, igat kohta, kuhu ta läheb, ja kõiki, kellel on ligipääs Venemaa presidendile. Oma meeleheitlikes katsetes võimust kinni hoida oma viimastel kuudel või aastatel on Putin andnud ohjad üle just neile inimestele, kes valmistuvad teda välja vahetama. Kas Putin sureb enne, kui Ukraina sõda lõpeb? Mis puudutab tema võimu Venemaal, siis sisuliselt on ta juba surnud. Jah, ta võib püsti tõusta, kõnesid pidada ja anda FSB-le käsu kõrvaldada kõik, keda ta peab oma teel takistuseks. Aga ta võtab vastu ka seadusi ja annab rohkem võimu valitud organisatsioonidele, kes kõik teavad, et ainus asi, mida nad peavad tegema, et veelgi rohkem saada, on panna Putinit veelgi rohkem kartma. Kõige väärtuslikumat tööriista Vene presidendi arsenalis kasutatakse tema enda vastu. Nüüd on ainus küsimus, kes lõpetab Putini valitsemise lõplikult? Kas selleks on Ukraina ja tema kaitse, mis on nii tugev, et Putin sureb ammu enne, kui ta oma unistust täide viia saab? Võib-olla on selleks vihaste venelaste kasvav laine, kes on tüdinenud Putini repressioonidest, kui ta ei suuda võita sõda, mille ta ise alustas. Või võib-olla on selleks hoopis FSB ise, Venemaa tõelised võimukandjad, kes kõrvaldavad Putini siis, kui nad on Venemaa nõrgenenud juhilt kogu võimaliku võimu ja kontrolli välja pigistanud. Üks asi, mida me kindlalt teame, on see, et tuld, mis Putinit lämmatab, õhutatakse aina rohkem. Venemaal on praegu midagi suurt lahti, kuna riigi majandus liigub ühest katastroofist teise. Numbrid ei valeta ja tagajärjed on väga reaalsed. Ja sa saad sellest kõigest teada, kui vaatad meie videot. Lisaks, ära unusta tellida The Military Show'd, kui soovid näha rohkem analüüse ja uurimusi Venemaa poliitika hämarast telgitagusest, mida Vladimir Putin ei taha, et sa näeksid. Aitäh, et alati vaatad!